Tere, hea saatevaataja! Mina olen Mart Paju ja kutsun sind vaatama järjekordselt Ümbernurga saadet. Täna saates külastame Viljandi jalgpallihalli, sest oktoober oli liikumiskuu ja kes siis meist ei teaks seda lauset, et terves kehas terve vaim. Kohtume ja saame tuttavaks Ailoga. Paljud teevad Ailo Taeljaga hoopis Village Boys nime all. Head vaatamist ja jääge meiega! Tere, Lea! Tere, Mart! Aitäh tulemast saatesse! Räägi, kuidas sul tekkis selline idee 60+ jalgpalli mängima saada inimesed? Tead, see idee tekkis suvel. Tänavu suvel oli hulka igasugu tähtsaid võistlusi, et jalkas kõigepealt, ma mõtlen, ja siis olümpia ja olen kirglik suure jalgpalli fännaja. Et see on ju nagu sõda, jah? Missugune riik võidab? On. Kuidagi nagu kirg läheb käima, aga seal juures ikkagi on ka minu arust kõige olulisem see ilus jalgpall. Ilusat jalgpalli tihti ei näe. Et need kõige suuremad ja kõige paremad, ma ei tea, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, nad ju nagu tantsiksid, on ju? On. Et ei ole mingit labast ärapanemist üle laipade võidu poole, aga see on ilus ja siis nad võidavad ka veel. Ja see on niivõrd haarab kaasa, et mõtlesin, et issand, ma istun siin tugitoolis igal õhtul, et äkki teeks ise ka midagi. See tuli selline tunne, et skolko možna, et ma kogun aastatega neid kilosid ja tervis läheb aina kehvemaks ja teeks ise ka midagi. Et kas või veeretaks palli niimoodi või mõtlesin, hea küll, ma küsin kellegi käest. Kirjutasin jalgpalliklubi Üle Tulevik. Sealt ma mingit vastust ei saanud. Mõtlesin, et mingi vana otakas. Aga siiski üks tulevikutegelane lõpuks reageeris, et see oli tegevjuht Richard Reimaa. Olen talle siiamaani väga tänulik. Selgus, et kõnni jalgpall on Eestis täiesti olemas, et tehakse Tallinnas ja Järvamaal. Ma ei tea, tõsiselt ei tea, kuidas nendel läheb. Meil läheb algus üle Kivide ja Kändude. Kuigi õhinat oli palju, alguses oli liitujaid palju, aga praegu on nüüd jäänud ikkagi need, kes on pühendunud. Mis sest, et liigesed on valusad, mis sest, et kehakaalu on palju ja mõnel mitte kõikidel muidugi. Et aga selline pühendumus on, ma arvan, küll nagu kõige olulisem. Ja saavad igas terviseseisundis, tead, meiega käitutakse leebelt, meil on välja õppinud treenerid, et Helena Pall on lisaks Richard Reimaale ja üldse tulevikupoolne suhtumine on olnud super. Meile võimaldatakse nii staadionit, ruumi kasutust. Et ühesõnaga meil on läinud hästi. Me oleme praegu siin jalgpallihalli ees ja siin siis toimuvadki? Praegu toimuvad treeningud siin ja Männimäe jalgpallihall. Et suurepärane, et omavalitsus võttis kätte ja sellise ehitas ühiseks kasutamiseks nii koolile kui tulevikule, kui siis arvan, siin on veel ühiskondlikke gruppe, kes käivad, ma ei tea täpselt. Et igal juhul väga vahvad selline on siia ehitatud. Tere, Tuuli! Tere! Nii, räägi mulle, kui kaua sina siin juba mängimas oled käinud? Mina olen käinud algusest peale. Ma võtsin kohe asjast kinni, sest mulle üldiselt meeldib ennast liigutada ja kuskil käia. Eriti, kus on füüsiline liigutamine. Oled praegu sellega kõigega rahul? Ja muidugi olen. Väga rahul. Kas Lea on hea juhendaja sulle? Lea, üldiselt ma ei vaja juhendamist. Lea ei ole mulle juhendaja. Lea on lihtsalt grupijuht, kes organiseerib asju. Lea, räägi, kas teil on rohkem mehi või naisi? See on küll hea küsimus.
Tähendab, see on nüüd koht, kus rääkida, et meil algus oli tegelikult Facebooki grupis hoopis suuremas grupis ja teatavasti naised on alati aktiivsemad. Et see suurem grupp formeerus meil koha peal Viljandi Vahvad Facebookis tegime sellise grupi. Et oli meil seal küll ka üks mees ja tema käis vaatamas ka seda jalgpalli. Aga no üks mees naiste hulgas ta ei tahtnud olla ja meie ka leidsime, et füüsilise võimekuse poolest tegelikult mehed peaks mängima eraldi. Aga see on väga hea, et sa küsid, sest tegelikult oleme me siin neljapäeva hommikuti saalis väikese grupi vanemate prouadega, aga hädasti. Mina küll kujutan ette, et võiks olla ka grupp mehi. Et ma tean oma kogemusest, olen psühholoog, tean, et vanemad mehed on tihti rohkem isoleeritud kui naised eluviisi poolest. Ja lihtne on siis ju ka aru saada, et õnnelikuks selline sotsiaalne isolatsioon kedagi ei tee. Et on hea küll, et sa Mart seda küsid, sest siin on koht, kus üles kutsuda, et kuulge mehed, tulge ka proovima. Meid pannakse ju ainult veeretama, see ei ole midagi keerulist. Ei ole midagi rasket. Ei ole mitte midagi rasket. Ja mis on nauditav, on see koos olemine, koos tegemine. Et see on ju ka naiste pealt näha, me oleme iga kord trenni lõpus õnnelikult, säärame. Tulge ja ühinege. Kui tihti koos käite? Me käime koos kord nädalas. Et see on selline, ma ei tea, ka nõustamises, et oleks efektiivne tulemus ja tegevus, et kord nädalas. Ja ka trennidega oleme niimoodi teinud, et kord nädalas. Mis päeval on ja mis kell? Neljapäeviti kell 10:30. Praegu talvisel ajal siin jalgpallihallis. Kas peate ka seeniorite vahelist sõpruskohtumist Eestis? Siiamaani mitte. Me alustasime ju alles augustis. Et nii palju juba oleme kõik targemaks saanud, kui kobad me oleme. Treening annab ju selle tagasiside. Aga meil on ka ausõna on meil plaanis ja perspektiivis, et tahaks kohtuda. Ja Richard Reima lubas meie huvist lähtuvalt ühendust võtta Järvamaa grupiga, et kõigepealt kohtuksime nagu kogemuste vahetamiseks, aga külaliskohtumine ilmtingimata. Mulgi veri ei värise. Hurraa! Mitu inimest teil tavaliselt osaleb neljapäeval toimuval kokkusaamisel? No ausalt öeldes on meid väheks jäänud. Jutt oligi pühendumusest. Et niimoodi 5, 6, heal juhul 7. Et ütles mulle üks minu enda väga hea tuttav, et ma ei viitsi. Ja see on nii tavaline suhtumine. Ma ei viitsi. Et näiteks minul lapsepõlves, minu vanaema lihtsakene 2 klassi haridusega ühte asja ta ei lubanud mul iialgi. Ei lubanud öelda ei viitsi. See on mulle sisse kasvatatud. Ja kuigi inimene on inimene ja tihti me ei viitsi. Aga siis tuleks nagu lahti mõtestada. Miks see liikumine mulle hea on? Mõtleme. Tere, Irina. Tere. Kui kaua sina siin mängimas oled käinud? Mina olen kõige uuem mängija vist. Ma olin 2 korda alles olnud. Et alles nagu liitunud? Kas sul meeldib siin? Väga meeldib. Aha. Kas oled siit leidnud ka uusi tuttavaid sõpru? Ja. Mõlemad 2 korrad, esimesel korral olid ühed inimesed ja teine kord oli kõik teised inimesed. Nii et kõigidega sain. Rõõm kuulda. No jalad valutavad küll, aga ikkagi ma olen õnnelik. Keha valutab, aga ikkagi tahaks tegeleda edasi asjaga. Ikka. Tere, Helena. Mis siin täna toimuma hakkab? Meil hakkab siin täna eakate liikumisring. Ja miks me just oleme siin Mänimäe jalgpallihallis on see, et see liikumisring toimub pisut veidi jalgpallilise võtme läbi. Üldiselt, kui me siin treeninguid teeme, siis jalgpallist niivõrd võib-olla kohe aimu ei saa.
et teeme erinevaid liikumisharjutusi meie mängijatega. Teeme näiteks tasakaaluharjutusi, teeme jõuharjutusi, just selliseid asju, mida tegelikult vanemas eas oleks rohkem vaja. Ja miks minule eriti meeldib, et me oleme siin kunstmuru peal, on see, et selle läbi me saame ka sellist väikest nagu põrutusefekti oma kehale, mille läbi jällegi siis saame oma luu tihedust, kõõluste tugevust tõsta, et see on hästi-hästi oluline just vanemas eas. Meie liikmeid on siin umbes 10. Väga toredad eriilmelised trennid on meil igal neljapäeval siin. Hästi vahvasti on sõna liikunud edasi. Kui treeningud muutusid ilmekamaks, värvikamaks, siis hakkas ka liikmeid aina enam juurde tulema. Ja nüüd jääb ainult loota, et iga kord see arv ka tõuseb. Olen Bobis suur vend ja kohe kohtume siin saatekülalise Ailo Taeliga. Tere Ailo, aitäh, et tulid saatesse. No tere Mart ja tänan kutsumast, mul on väga suur au. Räägi mulle, kuidas algas sinu muusikutee? No muusikutee, tegelikult see päris muusikutee ei ole ju väga kaua võrreldes minu aastatega ju kestnud kuskil 11 aastat võib-olla. Et tegelikult see on ju üks unistuse täitumine ja ju siis igal asjal on oma aeg ja ütleme niimoodi, et päris aktiivselt hakkasin tegutsema siis, kui sain vanaemaks, nii et ütlen seda, ärge kunagi oma unistusi maha matke, kunagi ei tea, millal asi käima läheb. Ailo, räägi, sul on argipäeva pagarikoda, kui palju sul jääb aega sellega tegelemiseks laulmise kõrvalt? Ja eks ta oli ju läbi mõeldud ka, kui ma selle pagarikoja omal avasin, et see on nagu töö, mida ma algul arvasin, et ta ei sega minu nii-öelda muusikakarjääri, aga paraku nad on sellised kattuvad hobid, et ikkagi tegelikult neid kringleid ja pirukaid tahetakse ka väga palju nädala lõpus. Aga mis seal ikka, Eesti naine on üks tugev naine, tuleb esinemalt, paneb kohe taina kerkima ja küll need hommikuks pirukad ja kringlid valmis saavad. Nii et tegelikult on nii, et ma ise ju reguleerin oma aega, kui ikkagi vastu võtta ei saa tellimust, siis ma ei võta. Et põhiliseks tööks ma pean ikkagi muusikukarjääri, vähemalt nii kaua, kui mul hääl on antud ja jõudu jaksu jagub. Ja siis pirukaid ka vahepeal, nagu ikka ühele vanaemale kombeks. Ailo, kas sa oled rohkem laulja või pagar?
no mina ütlen ausalt, ei kumbagi. Eelkõige ma olen ema ja vanaema, et mul on poeg ja tütar ja mul on tütrepoeg ja pojatütar. Nemad on minu elus ju kõige tähtsamad ja tegelikult on nii, et meie perre kuuluvad veel koer, kass ka. Nii et pere on põhiline ja ülejäänud asjad tulevad kõrvalt juurde. Ailo, oskad sa mulle öelda ja vaatajatele, mitu laulu sul on? Oi, tegelikult nagu selles mõttes ma ei tea, palju neid laule on, et minu laulud on osa, mis on coverid, kus tekstid paljudele olen ju ise kirjutanud, osa on ka siis nii-öelda teised nii-öelda luuletajad, kirjanikud kirjutanud, aga kokkuvõtteks mul on tegelikult 3 plaaditäite, mis on nagu juba välja lasnud. Nii palju? Jaa, et aga sellest on juba päris mitu aastat tagasi ka, kui see viimane plaat tuli, et ma kogu aeg mõtlen, et oleks vaja ikkagi see CD4 ka välja lasta või siis enda parimad laulud plaadi peale panna. Aga Best of, jah, aga praegu ei ole jõudnud veel, et kogume häid lugusid veel ja vaatame, millal see ootame huviga. Ja, ise ka. Me teeme seda saatelugu praegu Viljandis Suure Venna pubis. Milline on sinu seos selle pubiga? No Suure Vennaga pubiga seos on ju tegelikult ju päris suur, et minu meelest päris algusaastatel, kui ma hakkasin bändiga tegelema, anti meil võimalus siin esineda ja ütleme sellest ajast saadik ma ikkagi aastas, ma ei tea, 2, 3, 4 korda ikka saab siia tulla ja mis siin salata, tegelikult Suures Vennas on väga hea rahvas, väga hea publik ja tantsurahvas. Tegelikult mis siin salata, Suures Vennas on ju väga mõnus ja hea tantsurahvas. Esimesest loost kohe tants käib. Mis on muutunud vahepeal? Tegelikult on muutunud see tunded, kes siin on käinud enne koroonat ja pärast koroonat. Et tegelikult, kui ma nüüd vaatan, siis see rahvas on vahetunud nii-öelda nooruse vastu välja, et aina nooremad tulevad peole, mis on omakorda jällegi väga tore. Jah, ja tegelikult ma ju pean tunnistama ka seda, et ma väga-väga igatsen siin taga ka oma vanu fänne, keda ma enne nägin, aga nüüd pole ammu näinud. Aga mine tea, võib-olla järgmine kord juba kohtume. Ailo, räägi, kas sa tegeled vabal ajal millegi muuga ka? No vot, mis on vaba aeg? Ütleme, kui niimoodi nimetada, siis kui ma esinemas käin, siis tavaliselt bändisettide vahel on vaba aeg. Aga mida ma siis teen? Hea meelega teen ma siis juhtimist, kui inimesed soovivad. See on niisugune väikene lisa, aga niisuguseid lõbusaid mänge, külalisi vastu võtta ma ikkagi saan. Ja mis see aasta on kuidagi nagu tulnud, et ma olen isegi 2 korda ulmaema rollis olnud, see on väga vastutusrikas. Ja ega ma hea meelega ei ole, sest ma ei taha kellegi nii-öelda elu untsu keerata, aga tundub, et olen hakkama saanud ja tegelikult üks mõnus väljakutse, mida mul ikka on vaja, kui ma tegutsen. Kuskil 1,5 aastat tagasi jõudsime oma eluga sinnamaale, et hakkasime otsima omale päris kodu. Ja eks see otsimine võttis ikka päris hulka aega ja tahtsime saada ikka niisugust talumaja, mis oleks natukene eraldi, oleks privaatne, oleks oma õue, kõik need asjad ja tegelikult on niimoodi, et selle me lõpuks ikka leidsime ka ja Musla külje alt. Ja seal oleme siis elanud juba üle aasta natukese. Maja on muidugi vana, 1904 on ehitusaasta, aga seal oli enne natuke remonti tehtud, oleme ise jõudnud teha ja tegelikult me tunneme ennast seal väga hästi. Tööd jagub, ei ole hirmu ka, et igav hakkaks kunagi. Muidugi talvel on natukene rahulikum, aga kevadel jälle hakkame uue hooga pihta. Võib-olla ma ütlen, jõuame ka niimoodi, et saame juba järgmine suvi pakkuda ka inimestele niisugust meelelahutust, kus saaksid inimesed sauna tulla, grillida ja kui tahavad omal pirukaid ka, miks mitte, võin seda teha ja natukene šašlõkki ka, aga see on natuke juba tuleviku muusika, aga kui ei unista, siis ei jõua ka kuskile. Hinges mul jälle on uued piinad, parandab aeg ehnad. Andesta mulle ju pole veel hilja, kui mind mõistab sa üksinda. Sa praegu kaua
vaid